ja ma ütlen ka selle ära, et vahepeal me peame astuma usus samme ja absoluutselt. tundumagi, et okei, me teeme seda ja siis Jumal kinnitab pärast. Et Ja, Jumal ütleb pärast, et vaatad tagasi ja vaatad, Jumal, tegelikult see oli päris hea. ja, nii see on. Please, loe piiblit. Piibli lugemise podcast. Tere, kallis kuulaja või vaataja. Minu nimi on Timo. Minu nimi on Daniel. Ja tere tulemast PLL podcasti Please, loe piiblit. Oh yeah! Ja täna me siis räägime sellisel teemal nagu Jumala juhtimine ja Jumala juhtimises elamine. See on hea teema, mulle meeldib see, aga kuule hakkame kohe pihta. Aga ma ütleks nii palju ära, et tänane nii-öelda alustekst, kuna me ei hakka tervet peatükki lugema, muidu me loemegi terve aeg, aga on siis Apostlite tegude 16. peatükk. Ja ma ütleks nii palju, et kui sa tahad näha, kuidas piiblis Jumal juhtis jüngreid, siis see on super raamat, kus alustada. Aga ma soovitaks ka seda, et enne kui Timo loeb, siis pane video pausile, loe ise see 16. peatükk läbi, et see oleks tuttav. Ilmselt ma usun, sul juba see tuttav, aga pane pausile, loe läbi ja siis tule tagasi. Aga ma arvan, et võime hakata pihta. Ja, kui sul on nüüd 16. peatükk läbi loetud, siis täpsemalt ma loen siis 6. salmist ja see on siis see, millele me keskendume. Ja nemad läksid läbi Früügia ja Galaatiamaa, sest püha vaim oli keelanud neil sõna rääkimast Aasias. Kui nad jõudsid Müüsiani, püüdsid nad matkata Bitüüniasse, aga Jeesuse vaim ei lubanud. Nii tulid nad Müüsiast möödudes alla Troasesse ja Paulus nägi öösel nägemuse. Üks Makedoonia mees seisis ja palus teda. Tule meie juurde Makedooniasse ja aita meid. Kui ta oli seda nägemust näinud, püüdsime kohe minna Makedooniasse, olles veendunud, et Issand on meid kutsunud neile evangeeliumi kuulutama. Ma arvan, see on nagu, kui listada juba, et kuidas siis Jumal meid juhatab, siis juba tegelikult selles, mis on 4. salmis, on näha nii palju näiteid, et esiteks püha vaim on see, kes nagu oli juhtimas Paulust. Näiteks siin oli isegi püha vaim ka keelas, et see ei ole alati nagu jah, mine sinna, et alati on nii-öelda roheline tuli, aga ka püha vaim keelas isegi 2 korda siin. Küll me ei tea, kuidas ta täpselt seda tegi, et kas see oli nagu mingi kindel kõnetus Paulusel, äkki prohvetlik sõna, äkki tal oli lihtsalt mingi kindel veendumus, et aga näiteks siin on meil väga nagu detailne näide sellest, kuidas Paulus nägi öösel nägemuse, kuidas see Makedoonia mees siis tuli, kutsus neid enda juurde ja sellest lähtuvalt on nagu liikusidki edasi, aga see on nagu ka tänapäeval, Jeesus on sama, eile, täna, igavesti ja ka tänapäeval püha vaim liigub, näitab teed ja võib-olla üks lahe näide siis kuidas me tuttavaks saime, et uskuge või mitte, me vist teame 11, nüüd on 3 kuud äkki. 3 kuud kuskil, jah. Aga see tegelikult juhtus niimoodi, et läbi teatud olukordade mul sattus pakkumine nii-öelda minna missioonireisile Indiasse. Aga probleem oli selles, mul polnud kellegagi kaasa minna, aga mitu kuud tegelikult ma ei leidnudki kedagi. Ja üks päev oli nii, et ma olin tegelikult Timoga just see samal nädalal kohtunud 2 korda oma elus. Ja siis ma palvetasin ja ma ütlesin, et ma korraks pean vait jääma, äkki Jumal vist tahab midagi kõnetada. Ja järsku ma jäin vait ja see on mingi vokaalne hääl. Aga ma usun, et ka nendes 2 näites, kus Jeesuse vaim keelas Paulust, võib-olla võis ka samasugune kõnetus olla tegelikult, et mul tekkis selline kindel tunne, et India ja kutsu Timo. Ja ma mõtlesin, et aga see oli nii kindel, ma ei saanud nagu seda kuidagi eemale lükata, see oli reaalne, ma olin nii kindel selles ja samal päeval ma läksin siis Timo juurde tema noortekale ja ütlesin, et umbes nii, et kuule Timo, mul on sulle üks jutt ja siis ta oli nagu, et või mis ma ütlesin sulle, et ma vist rääkisin kellegi ja siis Daniel tuli korra ja ütles, Timo, mul on vaja sinuga rääkida. Ja kui ma mõtlesin, ma nagu ei tundnud ka Danieli, mõtlesin, et mis on, et räägi ruttu, siis küsid, kas India sa tahad tulla? Ma ei vaatama Danielile otsast, mis asja? Ja siis Daniel ütles, räägime pärast.
ja niimoodi see edasi läks ja nagu me piiblist loeme, et püha vaim juhtis siis Paulust, siis samamoodi tegelikult juhib püha vaim ka meid. Ja ta ei pea selleks kasutama ainult nii-öelda sõnu, mis ta meile räägib või tunnetusi või unenägusi, vaid püha vaim võib kasutada väga palju erinevaid asju. Püha vaim kasutab piiblit, et kui me loeme piiblit, siis Jumal kõneleb meile läbi piibli. Ja tegelikult püha vaim kasutab väga palju ka teisi inimesi. Et siis peale seda Danieli pakkumist läks siis protsess käima, me hakkasime mõtlema ja siis me olime koos, me olime Soomes, me olime mingil kristlikul konverentsil ja me läksime pühapäeval teenistusse mingisse kirikusse, kus me polnud kunagi varem käinud ja jutluse teema oli tervenemine ja tervendamine. Ja siis see pastor rääkis ka, et kuulutas seal, ütles, et sina pead tegema inimliku osa ja Jumal teeb selle üleloomuliku osa, mida sina ei saa teha. Et kui sa saad, siis mine pane käsi haige peale, palvetada eest. Kui sa saad, osta lennupiletid Indiasse, mine missionireisile ja ütles sedasi välja me Danieliga, me vaatasime, mis... See oligi nagu vaata filmides, et nagu sai vaikselt, vaatasime enam-vähem, luuk kukkus lahti, et vaatasime üksteis, et mis asja me kuulsime just, et aga... Ja me saime aru, et see on jällegi, et see on Jumala juhtimine, Jumala kõnetus. Ja siis samal õhtul me otsustasime, et davai, me lähme. Ja nädal aega hiljem meil olid lennupiletid ja viisad olemas. Ja ka bussipiletitega me läksime läbi Riia, meil oli vaja saada Riiga bussiga. Ja siis mu ema ütles, kuule, et see on ikkagi, et sel õhtul lõpeb ka laulupidu, et vaadake igaks juhuks. Ja siis me vaatasime neid pileteid ja just 3 piletit oli siis Danieli, minu ja mu venna jaoks alles. Ja see on ka Jumala juhtimine, kuidas Jumal juhib meid. Ja see oli väga võimas aeg ka, et see oli, ma arvan, igatepidi meie jaoks elu muutev ja tegelikult saime teenida ka, et see oli midagi imelist, aga need on lihtsalt mõned nagu, see on üks selline nagu väga üleloomulik näide, kus keegi ütles, et täiesti erineval teemal jutlustas ja ütles, et te peate lihtsalt Indiasse minema. See tegelikult vahepeal me nagu kujutame ette, et see on Jumala juhtimine, et ala keegi tuleb nägemuses vastu või keegi ütleb, et sina tee seda, et nõnda ütleb issand. Aga see on ka mõnes mõttes ohtlik, et ma peaks seda ka mainima, et tihtipeale me mõtleme, et kui Jumal ei tee sellist väga selget, et enam-vähem taevas avaneb ja okei, nüüd ma saan aru, mida ma pean tegema, siis me mõtleme, et tegelikult Jumal vist ei juhigi mind. Aga ma võib-olla räägiks ühe loo ka, et mul oli eelmise aasta lõpus või terve eelmine aasta, ma mängisin siis jalgpalli ja mul oli tegelikult suvest saati selline kindel koht olemas ühes klubis ja ma veel ei olnud selle klubi liige, aga kõik jutud käisid, et järgmine aasta, järgmine hooaeg sa oled, et see on nagu enam-vähem kindlalt. Ja siis ma olin nagu halleluuja, et ma juba tean, mis ma nüüd järgmised paar aastat tegelikult teen. Ja siis aeg läks edasi mõned kuud hiljem ja kui ma läksin uuesti rääkima nendega, siis tuli välja, et ei, tegelikult me ei plaani enam siin peale võtta, et lihtsalt plaanid on muutunud, üks treener läks ära ja see oli nagu, wow, Jumal, mis ma nüüd teen. Aga see oli nagu selline ooteaeg, et alguses oli nagu, aamen, Jumal on plaan, see on Jumala juhtimine, kõik on hästi. Siis läks esimene nädal mööda, Jumal ei näitanud mingit, teinud mingit imelist ust lahti, nagu ma ei tea, Indias meil see olukord. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et no ikka tuleb see tekkimine, et kas Jumal ikka juhib mind. Ja siis, aga oli ka see, et ma lootsin ka vaata, et äkki keegi tuleb prohvetliku sõnaga või mingi üleloomulik asi, et Jumal näitab. Aga siis Jumal kõnetas mind nagu jällegi lihtsalt südamest, siuke kindel veendumus. See on ka nagu, kus Jumal kõnetab, et Daniel, ära nagu looda teiste peale, et keegi tuleb profeteerima või keegi ütleb, et mine sa tee seda. Aga õppi lootma selle peale või usaldame minu tõotusi, nagu Timo ütles ka, et piibel tegelikult räägib meile väga palju ja lihtsalt usalda mind. Kas sa usaldad mind ja vahepeal me olemegi nagu teadmatuses, me ei tea, mis nagu tuleb, on ju. Aga Jumal ütleb, usalda mind. Sul tegelikult ei ole, vahepeal anna prohvetliku sõna, see on jah ja aamen, see on päris, aga vahepeal sa pead lihtsalt ootama. Ja ma üritan siis hästi põgusalt rääkida, aga siis tekkiski olukord, et ma leidsin uue klubi. Ja jällegi kindel tunnetus, ma pidin seal olema. Ja ma olin seal umbes mõned nädalad ja siis tekkis jälle olukord, et mul oli üks sissetulek sealt ja teatud põhjustel see katkes päevapealt ja ma ei teadnud, mida teha. Ja mõtlesin Jumal, et aga sa ju panid mind siia, andsid kindla kõnetuse, tunnetuse, et ma pean siin olema ja siis vaata, mis juhtub. Ja siis
no imekombel ma sinna ei lähe, aga järgmine päev juba Jumal tõi nagu uskumatu lahenduse. Aga siis ma mõtlesin, et aga mis selle point oli, et ma seal olin seal 6 aega. Aga selle aja jooksul ma sain kuulutada evangeeliumi mitmele vennale, üks tegi päästepalve ja mitmed, mul on veel nagu head kontaktid nendega, et ma saan nendega jagada. Ehk siis kõik, mis on nagu jama, Jumal ei mõtle, nagu Piibel ütleb, Jumala teed on üle meie teed ja tema mõtted on üle meie mõtete. Ja tema juhtimine on ka selline, et ma ütleks ka seda, et kui sul ei ole see nagu mega wow juhtimine, siis vahepeal Jumal ütleb võib-olla sulle ka täna selles, et lihtsalt usalda mind. Mul on tõotused välja jagatud siin, et järgi seda, et see on võib-olla üks väike tunnistus. Aga ma küsiks sult, et kuidas elada seda nagu Jumala juhtimises? Mis on nagu selles paar tippi, mis sa nagu annaksid? Et jaga meiega. Ma arvan, et see, kui me elame Jumala juhtimises, üks nagu kindel teadmine, mis peab olema, on see, et Jumal ei taha meile halba. Et Jumal armastab meid ja tahab meile head. Ehk siis me nagu peamegi et meil peab olema seda julgust, et me usaldame oma elu ja oma küsimused ja oma probleemid Jumala kätte. Sest kui me neid Jumala kätte ei usalda, siis Jumal ta ei tule lihtsalt torkima meie elu seal, kus me ei taha teda. Et me peame paluma, et Jumal tuleks ja juhiks. Ja ma arvan, et üks asi on kindlasti ka see, et me ütleme, et Jumal juhi, aga kui me lamame oma voodis ja vaatame lage ja ootame, et Jumal toob sulle selguse, kuhu kooli minna, siis Jumal ei juhi. Et sa pead ikkagi tegutsema ka. Et üks asi on kõik need praktilised asjad, et kui sul ongi näiteks küsimus, kuhu kooli edasi minna õppima, siis sa uurid koole ja vaatad, kus nagu võib-olla on midagi, mis sind täiega huvitab. Et sa nagu justkui sa ei ootagi lihtsalt mingit vastus ja ei koputa kunagi ustele. Sa pead ustele ka koputama, aga Jumal teeb lahti neid. Aga, ja teine asi on kindlasti see, et otsi Jumala tahet läbi Piibli, läbi palve, et loe Piiblit ja küll Jumal kõneleb ja juhib sind. Sest see võib olla üks salm, mis paneb sind mõtlema ja siis sa nagu mõtled ja sa hakkad seda elama ja selle järgi hakkab see elu minema. Ja see on üliäge. Ja tegelikult üks asi, mis aitab meil aru saada ka, kas miski on Jumala juhtimine või mitte, on kinnitused. Et Jumal ei tee nii, et ta juhib meid sinna ja siis ta ütleb, et ei, sa nagu olid seal ja sa ei tea miks ja sa ei tea eluaeg miks, aga nagu Daniel ütles, ta sai aru, et üks tüüp sai päästetud seal nagu, kui ta nagu treenis paar kuud seal jalkas või kuu aega, et seal oli mingi kasu, see oli mingi väärtus ja Jumal kinnitas seda. Ja samamoodi siis ma olen praegu Oleviste koguduse noortejuht. Ma tahaks seda küsida, et nagu kuidas me teame, et miski on, kuidas Jumal kinnitab ja ma tahaks ka, et tooks võib-olla hea tunnistus või näide sinu elus, et kuidas sellega ongi selline lugu, et kui mulle tuli see pakkumine, siis üks pastor oli tundnud, mina võiksin olla järgmine. Noortejuht ja meil siis endine läks vanem pastor, teisi kogudusse ära ja poolt kedagi nagu võtta ja siis 2 pastorit said tunnetus, et mina võiksin olla järgmine. Ja mulle siis esitleti see pakkumine ja öeldi, et 1,5 nädalat siis mõtle, et põhiliselt meie poolt on kõik nagu tule ja ma olin mingis mõttes segaduses, mul oli kogemus noortetööst, ma olin 2 aastat teinud noortetöös nagu olnud juhttiimis ja juhtinud seda koos oma sõpradega. Me olime nagu ehitanud üles programmi ja ma olin selles sees olnud, ma teadsin inimesi, ma teadsin, kuidas asi toimib. Mul oli nagu kogemus olemas, inimest nagu, mul oli nagu pastorite soosing ja samas kõik oleks võinud öelda, jah, see on õige asi, aga ma ei olnud täiesti kindel, sest ma ei teadnud ka, kas see on minu sees see uhkus, mis ütleb, et jah, võta see vastu või see on mingi enda taha, et oleks äge olla noortejuht. Ja ma ei olnud kindel ja ma lisaks kõigele, mis kuidagi Jumal juhtis teisi inimesi, ma tahtsin, et Jumal kinnitaks mulle isiklikult selle üle. Et ma isiklikult võiksin teada, et see on miski, mida Jumal tahab, et ma teeksin. Aga mis sa tegid siis? Mis ma tegin? See oli põhiliselt ma pidin pühapäevaks ütlema, kas ma võtan vastusele pakkumise või mitte. Oli neljapäeva, oli reede õhtu. oli reedene päev, mul ei olnud vastust, meil oli suvelaager samal ajal, Oleviste noorte suvelaager. Ja ma ei teadnudki, mida teha. Ja siis üks õhtuga oli siuke õhtumäng või öömäng. Ma lihtsalt jätsin oma telefoni oma tuppa, võtsin Piibli, läksin siis järve äärde, hakkasin seda list lugema, mõtlesin, alguses paletasin, et Jumal, ma ei tea, mida teha, hüüdsin Jumala poole. Ja siis mõtlesin, ma võtan lahti Timoteuse kirja, et kui nimi on Timo, siis seal peab tulema mingi kõnetus. Siis on midagi Timo jaoks. Ja ju peab siis midagi olema. Ja võtsin lahti 1. Timoteuse 6. peatüki. Ma saan siis vastused kõik Danieli raamatust, jah? Ma ei tea, aga Jumal võib kindlasti Danieli raamatut kasutada, et sinu vastu kõneleda. Ja siis ma lugesin seda 6. peatüki. See rääkis
rahaarmastusest ja muust sellisest, siis ma olen nagu, et see nagu ei lähe kokku või mis toimub. Ma mõtlesin, et ei sua, ma olen seal lõpuni. Ja siis on 21 salmi. Ja siis ma jõudsin 20. salmini ja see ütleb järgmist. Oh Timoteos, hoia, mis su hoolde on usaldatud, pöördu ära labastest tühijuttudest ja valeliku tunnetuse vastuväidetest. Ja see oli just see, et nagu see noortetöö oli juba mingis mõttes minu käes ja nagu ma juba juhtisin seda ja see oli nagu minu oma sõprade kätte usaldatud. Ja siis ma nagu sain aru, et see on kindlalt Jumal mulle rääkimas. Jumal rääkis mulle väga selgelt läbi piibli. Ja see oli kinnitus. Ja järgmine hommik, siis on selline äpp nagu Piibel Plus, soovitan kõigile. Sealt saab siis piiblit lugeda, seda saab märgistada nii, et või seadistada nii, et ta annab iga hommik sulle mingi päevakirja koha. Ja sealt päevakirja koht, mis mul järgmine hommik tuli, see kinnitas seda sama sõna. Ütles, et ole hoolas teenimises, mis su kätte on usaldatud ja see oli, igatahes kinnitas seda sõna täielikult ja see oli siis 1. Korintuse 15:58. Jah. Aga tegelikult see on nagu väga tähtis ka, et kõik, mida me teeme ja sellepärast ma nagu ka noored, et piibel on kõigi jaoks ja see on ülimalt oluline. 119 salm, et ütleb ka, et kuidas noor hoiab oma südamet nagu puhtana. Ma parafraseerin siin, aga et et ta täidab selle Jumala sõnaga ja Jumala sõna on kõige kindlam. Et muidugi prohvetlik sõna, kõik see vaimus käimine ja see on väga oluline ka. Jumal kõnetab läbi selle. Aga Jumal, kõige tähtsam on see, et sa tead, mis siin piiblis kirjas on. Siis Jumal mitte kunagi ei juhti sind piibli õpetuste vastu. Ta ei juhti sind patusel teel, et sa pead seda piiblit teadma, et sa täida ennast piibliga, et see tõesti juhtib sind ja nagu see olukord ka, et Jumal kasutab seda, see on elav sõna. Aga ma tahaks küsida ka seda, et miks me nagu, vahepeal on niisugune tunne, et nagu me alguses ka mainisime, et ma ei tunne Jumala juhtimist, et mis võib-olla on see, et mis on selle võib-olla vale või miks me tunneme seda vahepeal, et Jumal vist mind ei juhi? See on hea küsimus ja ma arvan, et me kõik oleme seda vahepeal tundnud, kas siis mingite suurte otsustega või lihtsalt elus. Ja aga mina, kui mul oli see küsimus, kas mis ma vastan sellele pakkumisele noorteühes, kas see on nagu jah või ei, siis ma vahepeal tundsin nagu Jumal, miks sa ei räägi. Et ma olen nagu otsin, ma olen paletanud, ma olen nagu küsinud su tahtmist, aga miks sa ei räägi. Ja lõpuks oligi see, et ma sain selle isikliku kõnetuse Jumalalt ja ma teadsin, et Jumal kindlalt tahab mind sinna, sest ta kõnetas mind isiklikult. Aga ma saan aru, et üks asi, miks ma seda varem ei saanud teada, oli ka see, et aeg ei olnud õige. Ja. Et ma võib-olla oleks siin hakanudki inimestele ütlema, kuule, et tead, et minust saab järgmine noortejuht või ma oleks uhkeks läinud. Ja see oligi see, et Jumal nagu ütles selgelt, et usalda mind ja nagu ma toon selguse, ma toon õige vastuse. Aga võib-olla too välja, aga tegelikult see käib selle kirjakohaga ka, et siin me loeme, et Jumal keelas Paulus, Pühavaim keelas või ütles, Pühavaim oli keelanud neil sõna rääkimas Aasias. Et kui sa ütled siin, et pole õige aeg, et võib-olla too üks näide piiblist ka, kuna see Please loe piiblit podcast, et mis sealt võib-olla? Jaa, tegelikult kui me loeme siit 16. peatükist, et Jumala vaim nagu keelas minna Paulusele Aasiasse, siis tegelikult pärast Jumal juhtis Paulus Aasiasse ja ta rajas seal Efesose linna siis koguduse. Ja see oli ta üks edukamaid ja tähtsamaid kogudusi, et ta külastas mitu korda pärast seda kogudust ja ta kirjutas talle kirju ja need kirjad on meil siin samas piiblis on ikka alles ja need on ka meile tegelikult juhatuseks, et kõigel on õige aeg. Ja see oli isegi seal 2 aastat teenis. Jah, 2 aastat. Jah, et see on nagu, see on imeline ka. Ma tooks ka ühe teise näite ka piibli põhjal, et tihti võib-olla Jumal on sulle midagi lubanud ja ta on juhtinud või on näidanud, et see on mingi tee, kuhu ma tahan siin viia, aga nüüd on justkui kõik märgid selle vastu, et kõik on võib-olla natuke nagu minu jalkalugu, et sa oled juhtinud mind, aga tundub, et asi on, kuidas öelda, veid pekkis. Et kas sa nüüd enam ei juhi mind või me võime nagu 2 asja teha, kas nagu pettuda või nagu lihtsalt alla anda, et ma olen vist midagi valesti teinud. Aga ma tahaks tegelikult tulla tagasi selle 16. peatüki juurde, mis sa nagu alguses lugesid, ma usun. Ja seal me nagu näeme, et tal tuleb see Makedoonia kutse Paulusel ja Siilas siis lähevadki sinna ja nad satuvad siis Filippi linna, mis nagu piibel ütleb, oli üks tähtsamaid linnu seal Makedoonia osas. Ja siis Jumal oli ju kutsunud neid sinna. Aga kui me loeme sealt edasi, Paulus siis selle tüdruk, kes oli täis seda vaimu, mis nagu annas ennustusi ja andis oma nende
mis nad oleksid need bossid või andsid talle palju kasumit ja raha ja Paulus saatis selle vaimu pikalt nii-öelda, sättis ta vabaks ja pikk lugu lühikeseks, nad sattusid vanglasse. Ehk siis Jumal oli Paulust kutsunud sinna läbi unenäo. Halleluuja, Jumal on kindlasti mind sinna kutsunud. Jõuab sinna, satub vanglasse. Aga Jumal, sa ju juhtisid mind sinna. Yeah. Et tihtipeale Jumal on andnud meile tõotusi, on väga selgelt juhtinud, aga olukord, me mõtleme, et kui Jumal juhib, siis on kõik võidust võitu, kõik on hästi. Aga vahepeal me mõtleme jälle selle inimliku mõtteviisis, et mis on võidust võitu. Võidust võitu ei tähenda, et kõik on kogu aeg helge hea. Aga Piibel ütleb küll, et kõik saab heaks nendele, kes armastavad Jumalat. Aga kui me vaatame seda lugu edasi, nad satuvad sinna vanglasse. Väga tähtis on see, me vaatame, et öösel Paulus ja Siilas ülistasid, kiitsid Jumalat, et nad ei andnud hetke olukorda kuidagi nende vaimu maha vaibu. Nad teadsid, me teenime elavat Jumalat, ta on meid kutsunud siia, juusime me siin. Ja siis me vaatame, et seal oli see maavärin, mis tegi need trellid lahti, said vabaks. Just kui Jumal on vabastanud. Aga siis me näeme tegelikult, kui vaadata nagu suure pildi pealt, kuidas Jumal on neid juhtinud sinna. Seal on see vangivalvur. Ta näeb, et nad on just kui vabaks saanud ja ta võtab oma mööga, on valmis ennast ära tapma. Ja siis Paulus ja Siilas hüüavad, ära tapa ennast, ära tee ennesele haiget. Ja mis juhtub on see, et see valvur saab päästetud. Terve tema ja ta pere. Ja tihtipeale me nagu vaatame seda, et see on nagu Jumal juhtib meid, see tähendab, et mul on kõik super. Aga kui läheb halvaks, siis me nagu, nüüd on vist Jumal ei saa. Nüüd on vist Jumal on ikkagi kõik kontrolli all. Yeah. Tema teed on üle meie teede, tema mõtted üle meie mõtete. Ja see on tähtis, et me saame aru, et isegi kui sa oled jamas olukorras, Jumal ikkagi tahab sind kasutada, kõnetada, aga sa pead ka olema selles nagu olukorras, kus okei, Jumal, ma ei tea, sa juhtisid mind sinna halb olukord, ma kiidan ja ülistan sind ikka. Ja vaata, ma ütlen sulle, Jumal hakkab sind kasutama, näiteks minu alkoolukord. Tundus mõttetu, miks sa kutsusid minna sinna klubisse 1 kuuks? Inimesed seened said külvatud ja üks võttis Jeesus vastu. Et me ei näe suurt pilti. Väga harva on see, et Jumal näitab meile suuremat pilti kohe algusest lõpuni. See on meie blueprint ja nüüd mine seda teed ja looda parimat. Nii see on. Ei, väga tihti me peame lihtsalt selle esimese sammu, ka meie India reis. Enne kui me läksime sinna, me ei teadnud, mis sellest saab. Me läheme Indiasse, mida me teeme. Aga me oleme kindel veendumus, Jumal on meid sinna juhtinud. Ja siis oli õnnistatud aeg ka, me õnneks vanglasse ei sattunud. Aga mis ütleksid veel on üks väga tähtis asi enne profeteeringut, enne seda, et mis on meie usu Jumala juhtimises nagu see alus, mis see võiks olla? Ma arvan, see alus on see, et me usaldame kõigepealt Jumalat, et me anname oma unistused ja kõik meie endast soovid tema kätte. Ja tegelikult see, mis me isiklikult palvekaambris, kõik see, mis sealt tuleb, ehk siis isiklik aeg Jumalaga, kõik palve ja piibli lugemine. Sest ma tean ka seda, et Daniel tegelikult mängis professionaalsel tasemel jalgpalli ja see oli ta tulevik, see oli ta unistus ja kõik see, aga ta andis selle Jumala kätte ja Jumal juhtis ta sealt eemale, aga ma tean, et täna Daniel elab Jumala juhtimises ja ta tunneb seda ja ta näeb, kuidas Jumal kasutab. Ja see kõik on sellepärast, sest ta paletab iga päev ja ta loeb piiblit ja ta küsib Jumal, kuhu sa mind täna tahad juhtida. Ma tooks selle näite, et me peame olema lahtised käed. See tähendab seda, et siin on mu unistused, siin on mu halvad teod, siin on mu talendid, mu nii-öelda annid, aga mul on lahtised käed. Jumal võib võtta siit, aga ta võib kanda. Ja ma ütlen seda, et Jumal võtab vahepeal ära, nagu see viinapuu näide, lõikab vahepeal halvad asjad ära ja ta võtab ka meie unistused ära. Ja see on võib-olla valus, aga ma ütlen, Jumala juhtimises elu elamine, kõige parem asi ja need asjad, mida ta kätte paneb, see on nagu ülirohke nagu ja nii palju rohkem nii-öelda täidab meie elud ja see on nagu tõesti imeline asi, et kindlasti sa ei saa oodata, et Jumal juhtib sind, kui sa ei tunne teda häält õppida, sa tunned seda läbi isikliku aja, sinu salajane nurk Jumalaga ja kõik tuleb peale kauba, kas profeteeringut vaim liigub absoluutselt, aga kui sul pole see kindel alus, siis hakkad kõikuma. Et võib-olla lõpetuseks ka me tooks ühe nagu sellise julgustuse ka, et loe sina. Ja, see on siis Jeremia 29. peatükist. See, kus siis Jeremia kirjutab nendele, kes on Paabelis, juutidele, kes on siis Paabelis vangi viidud. Ja. Et see on siuke karm kiri ja tegelikult karm kontekst. Saadab tegelikult kirja neile
ja ta ütleb, et te olete veel 70 aastat seal eksiilis või kuidas eesti keele sõna on. Pagenduses. Pagenduses. 70 aastat. Nad võisid vabalt mõelda, et täitsa lõpp. Nüüd on meil läbi, et tume tulevik on ees, kõik on jama, Jumal on vist meid unustanud. Mis ta ütleb? Aga siis ütleb Jeremia kirjutab, mida Jumal on talle öelnud siis nende Paabeli vangide kohta. Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb issand. Need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust. Jeremia ütleb, et Jumal selgelt annab neile tulevikku ja lootust. Mõtle, sa oled vangis, sa tead, sa oled 70 aastat seal vangis. Jumal ütleb, ma annan teile tulevikku ja ma annan teile lootust, isegi seal vangis olles. Ja see läheb edasi. Siis te hüüate mind appi ja tulete ning palute mind ja mina kuulen teid. Ja te otsite mind ja leiate minu, kui te nõuate mind kõigest oma südamest. Enne kui sa teed lõpupalve, ma nagu ütleks sellise nagu, ma ei tea, kui ma näitan siia kaamerast, kas ma satun sinna või sinna, aga võib-olla näeb imelik, kui nüüd olen seal ja näitan sinna, aga ma ütlen kaamerasse täitsa, et Jumal on sinu elu jaoks plaan. Sa ei pruugi võib-olla tunda seda praegult. Ta on võib-olla juhtinud sind, nüüd on halb olukord, nagu nemad 70 aastat oma kodumaalt ära. Ta ütleb, et teenige seal ustavad, sest et seal päris kaua, aga ta ütleb seda, et ma tean seda plaani, see on hea plaan. Jumal on hea plaan sinu elu jaoks ja ta on sinuga, kui sa usaldad teda ja kui sa hoiad kõik lahtiste kätega, ta tahab sind õnnistada, aga mis see ütleb siin, et siis te hüüate mind appi ja tulete ning palute mind ja ma kuulan teid, see on ülimalt oluline. Tahad Jumala juhtimist kogeda, hüüa tema poole, oled sa lootusetus olukorras, hüüa, tee oma nagu olukord teatavaks. Jumal ei hinda seda, kui me paneme sellist fake nägu, et kõik on hästi, ma olen suur usuinimene ja ma ei karda, kuigi sul sees on nagu Jumal, kui ma olen, ole aus, mine Jumala juurde, hüüa, Jumal, ma ei tea, mida ma teen. Jumal, kus sa oled? Aita mind. Ja kui me hüüame siira südamega, Jumal on ustav, et vastata. Ja nagu Piibel ütleb, te otsite ja te leiate, koputate ja teile avatakse. Ja palute ja te saate. Et see on minu julgustus ja hoidke sellest kinni. Kõik, kes oled ükskõik kui vana või noor, Jumal on eriline plaan sinu jaoks, ainulaadne plaan sinu jaoks. Ja ta tahab seda täite viia. Ja kui sa palud, siis ta laseb seda tulla ka. Lihtsalt iga päev, Jumal, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal, et ma jätaks võib-olla sellega ja sina tee lõpp peale. ja ma ütleks omalt poolt julgustuseks ka seda, et usalda Jumalat. Et mine päriselt anna oma elu, küsimused anna oma elu tema kätte ja tema juhib seda ja ole julge küsima kinnitusi, sest kui sa küsid, et Jumal kinnita, siis Jumal kinnitab. Sa võib-olla ei pruugi ka kohe sellest aru saada, aga see tuleb. Ja ma ütlen ka selle ära, et vahepeal me peame astuma usus samme. Ja absoluutselt. Tundumegi, et okei, me teeme seda ja siis Jumal kinnitab pärast. Et Jumal ütleb pärast. Vaatad tagasi ja vaatad, Jumal, tegelikult see oli päris hea. ja, nii see on. Aga ma teen siis lõpupalve. Kallis taevani, ma tõesti tänan sind selle eest, mida sa oled rääkinud meile läbi Piibli. Ma tänan sind selle eest, et sina oled meie elusi siin Danieliga juhtinud. Isa, ma tõesti palun sinu kätte iga kuulaja ja vaataja, kes seda podcasti kuulab või vaatab. Isa tõesti, et sa võiksid juhtida tema elu. Isa, ma tõesti tänan, et sinul on ka nende eludele plaan, kes seda kuulevad, eks selle sõnumile mõtisklevad. Isa, ma tänan tõesti, et sina ei jäta kedagi välja enda plaanist ja tõesti sina juhid meid kõiki. Ma tõesti palun, et sa võiksid anda meile neid vaimu kõrvu, et kuulda sinu häält ja neid silmi, et näha sinu juhtimist, sinu teed ja sinu plaani. Isa tõesti, et me võiks olla kindlad selles, mida sina teed, et me julgeksime sind usaldada absoluutselt kõiges, isa. Tõesti, ma tänan sind sellest, et sa juhid meid ja tõesti ma palun, et sinu juhtimine ei lõpeks. Aitäh selle eest. Amen. Amen, amen. Võib-olla väike lõpp ka. Jah. See oli Please loe piiblit saade või podcast. Ja ma ei tea, see lahe teema, see on alati olnud, see on väga oluline teema. Ja kui sellest saad aru, siis hakkad elama elu Jumala juhtimises. Et õnnistusi, ja. Aitäh vaatamast ja please loe piiblit. Just nii.